Aga sissejuhatuseks ongi vist tehnilised teadaanded otsas. Mul on hea meel. Urve ja Anneli, te saate nüüd asja kallale asuda. Olge head. Aitäh, Tiia! Aga me just mõtlesime ka Anneliga, et mis otsast pihta hakata. Ja siis tuli meile meelde see lause, et üks pilt räägib kordades rohkem kui mis tahes palju sõnu. Ja mõtlesime, et me alustame hoopis oma tänast esitlust ühe toreda pildiga. Loodan, et see on teistele ka tuttav, aga ma tunnistan, et kuna minu lapsed on nii suured, siis Lotte ei ole olnud minu jaoks selline nagu koos kasvamise pilt, aga ma loodan, et Anneli seletab selle pildi lahti ja ka selle seose, miks see pilt just. Ja tere, minu lapsed on palju nooremad ja seetõttu mina olen pidanud lapsevanemaks kasvama koos oma lastega selle filmi taustal ja tavaliselt tehisintellekti AI teemadel vändatakse palju filme, mis on pigem düstoopiad ehk siis nagu negatiivsed tulevikuvaated, siis meie tõesti nägime siin võimalust tuua teie ette pigem niisugune positiivne nagu utoopia ühiskonnakorraldus, kus toimetavad Lotte ja tema sõbrad ja siin pildil te näetegi siis sellist rännukoer Klausi ebaõnnestunud katset tungida tuppa, kus taimed on kuukivi mõjul enneolematu kiirusega kasvades korraliku džungli moodustanud ja mitte keegi ei tea, kuidas sellise kuukivi põhjustatud stiihiaga toime tulla ja kõik kihkavad neid kive, mis seal toas on, aga keegi ei tea, mida nendega täpsemalt teha saab ja kuidas nad käituvad ja võite isegi arvata, et me nägime siin paralleele tehisintellekti tulekuga ja kus me leiamegi ennast suhteliselt sarnasest olukorrast, on palju segadust, väga halb nähtavus, keeruline on näha suurt pilti, tekib tunne, et ümberringi on olukord täiesti kontrollimatu ja ei ole ülevaadet, kuidas olukord võiks edasi areneda, aga mure on suur, et midagi peab nagu ette võtma ja siis on ju ootus, et kuskilt tekiks nagu see ülevaade ja natukene rohkem korrastatust ja meie siis loodamegi teieni tuua natuke enam seda arusaama, mille jaoks siis võiks ettevõtetes AI kasutada ja milliseid oskusi selleks vaja läheb. Ja, aga lähme siis sellest toredast džunglipildist edasi, et pärast vaatame, kas tegelikult saame need palmipuud kõik ritte ka või ei saa. Aga et esmalt võib-olla väikene põgus nagu sissejuhatus ka sellele, et mida me siis ikkagi uurisime. Ja nii nagu Anneli just ütles ka, et meie fookuses oli aru saada, et millised on need teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et siis tehisintellekti eesmärgipäraselt kasutada. Et võib-olla selline väikene lahtiütlemine meie mõlema poolt, et me küll uuringus ja uuringu aruandes kasutasime hästi palju lühendit TI, tulenevalt siis Eesti õigusraamistikust, aga samas ka tulenevalt sellest, et meil on ju see TI-hüppe nii-öelda. Aga oma ettekandes me suure tõenäosusega kasutame läbi segi AI-d ja TI-d ja tehisintellekti ja võib-olla ka tehisaru, aga me ikka mõtleme selle all seda ühte ja seda sama. Ja meie fookuses oli siis nii, nagu Anneli ütles, et see teadmiste ja oskuste väljaselgitamine, aga väljaselgitamine just nii-öelda nagu selle ettevõtluse fookuses. Ja eesmärk oli aru saada, et millised on siis need teadmised ja oskused, ehk et siis sama see AI-ga seotud teadmised ja oskused, mis võiks nagu kõikidel inimestel olemas olla. Ja teiseks välja selgitada ka see, et millised on need vajalikud teadmised ja oskused eri ametites ja ka eri ärifunktsioonides. Ja eesmärk on siis kätte saada just need oskused, mille mõjul Eesti ettevõtted suudaksid kõige rohkem võib-olla siis enda väärtust tõsta. Ehk et see oli võib-olla see üks hästi oluline märksõna siin. Aga siia ülesse poole on toodud siis sellise kollase või pruunika või oranži värviga sellised erinevad kastikesed.
ja me ei käsitlenud mitte kõiki seda, mis puudutab tehisintellekti, sest kui te vaatate, siis tegelikult selle tehisintellekti algusaastaks on siin hoopistükkis pandud möödunud sajandi keskpaik. Ehk et tegelikult ei ole tegemist nii värske tehnoloogiaga, nagu võib-olla sageli on arvamus jäänud, et aastal 2022 käis siis see suur pauk. Aga samuti meie nagu ka selles uuringu fookuses ei olnud mitte kogu see tehisintellekt, vaid me tegelikult eeskätt vaatasime just sellist nii-öelda generatiivset tehisintellekti ja selle mõju siis teadmistele ja oskustele. Et generatiivne, see on siis tõesti see, et mis loob midagi uut, ehk nagu originaalsisu. Et on selleks siis video, on selleks võib-olla heli, tekst loomulikult, teinekord ka võib-olla 3D objektid, ja võib-olla ka siin hästi palju kõneainet tekitanud näiteks koodi kirjutamine, programmeerimine. Et tal on tõesti neid väljundeid mitmeid, aga eeskätt peaks nagu meeles pidama just seda, et tegemist on sellise uue originaalsisu loomisega ehk et sellise tehnoloogiaga. Ja kõige tuntumad nendest on tõesti need keelemudelid ja meie ilmselt kõige rohkem ka kõik koos oleme kasutanud ka neid erinevaid keelemudelite tehnoloogiaid, et paljudele kindlasti hästi tuttavad juba ChatGPT või siis ka, ma ei tea, Gemini või Cloud ja ka Microsofti Copilot, et ma selle sõnaga olen kogu aeg hädas, sest ma kipun seda ütlema mitte Copilot, vaid Copilot, mida ilmselt ka väga paljud kasutavad. Aga et jah, et nüüd natukene võib-olla ka seda uuringu fookus sai veidikese täpsemaks sätitud. Aga mida me ei analüüsinud, Anneli? Ja, meie võimetel on piirid, kõikide võimetel on piirid, eks, ja et tegelikult meil uuringul oli ka olemas nii-öelda otsesed teljed. Et meil oli tellimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt algses vaates ja kui me uuringuga lõpule jõudsime, siis see seltskond, kes plaanis meie uuringu tulemusi kasutama hakata, oli siis juba liikunud Justiits- ja Digiministeeriumisse. Aga põhimõtteliselt paluti meil keskenduda ettevõtlusele ja jätta kõrvale riigieelarvest rahastatavad alad, näiteks avalik haldus, haridus või tervishoid, aga ühtlasi ka jäid kõrvale, kuna IKT spetsialistidel on seoses tehisintellektiga vaja üsna spetsiifilisi oskusi, siis ka jäi kõrvale ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nii-öelda terve tegevusalana. Ja ka kõrvale jäi siis nii-öelda primaarsektor, sest nende vajadused ja huvid on ilmselt eritabased, et neid ei saa nagu lõppkasutajate vaadet saab üldistada, aga tõenäoliselt seal natukene on erinevad need arengud. Ja selleks, et siis saaks ministeeriumi tasemel kujundada erinevaid meetmeid, et toetada teadmiste ja oskuste omandamist, on siis plaanis neid uuringu tulemusi ka tulevikus nii-öelda tõhusalt kasutada ja ma saan aru, et tegelikult ka laiem ring ministeeriumeid on huvilised, et haridusministeerium ja miks ka mitte ka siis see osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, mis tegeleb rohkem tööturuga. Nii et me teeme siis asja, millest peaks tõusma ka ohtralt praktilist väärtust. Nii, aga selleks, et nagu asuda uurima, peaks justkui kaardistama esiteks algatuseks nagu kogu nagu nii-öelda territooriumi, et kõik, mida on võimalik üldse uurida ja võib-olla vaatama siis, et kaugele me oleme jõudnud võrreldes teiste riikidega tehisintellekti rakendamises ettevõtluses ja siin meil on ikkagi abiks Eurostati andmed, et need võrdlusandmed viimati on korjatud aastal 2024 esimene poolaasta, et ma saan aru, et arengud on nagu tohutu kiirusega ja riiklik statistika näeb vaeva, et jõuda nendega sammu pidada.
aga samuti see tehnoloogia areneb kõikjal kiiresti, kõik riigid on täpselt sama küsimuse ees, et ühesõnaga, et võrdlusandmed siis näitavad meile seda, et aastal 2024 oli Eesti ettevõtete tehisintellekti kasutus nii-öelda Euroopa Liidu keskmisest 1% võrra kõrgem, aga mis on väga hea tulemus, eriti arvestades, et veel aasta varem olime kõvasti keskmisest maas. Aga siiski me jääme alla nendest nii-öelda liiderriikidest, kes suudavad, näiteks Taani suudab nagu 2 korda rohkem ettevõtteid nii-öelda hoida siis tehisintellekti kasutamas võrreldes Eestiga. Ja minul nagu tekkis kohe küsimus, et huvitav, et kas üldine selline innovatsioonivalmidus ja tehisintellekti rakendamine on omavahel ka kuidagi nagu seotud ja seda graafikut vaadates saab aru, et ilmselgelt on need kaks, võivad olla ühe mündi 2 poolt, et need tärniga riigid siin Skandinaaviast ja madalmaadest on just need, mis olid ka innovatsiooni tulemustabeli põhjal nii-öelda kõige innovaatilisemate riikide seas ja ühtlasi me näeme, et siin on ka tehisintellekti rakendamine ettevõtetes ja teistest peajagu üle, nii et siin ühesõnaga ma ei saa selle põhjal midagi väita nii-öelda kausaalsete põhjuslike seoste kohta, aga need ilmingud on täiesti paralleelselt olemas ja lisaks veel võib-olla, et teenussektori ettevõtted paiknevad siis rahvusvaheliselt palju tugevamal positsioonil võrreldes tööstusettevõtetega, et kahjuks tööstuses oleme neid AI lahenduste kasutuse poolest liiderriikidest rohkem maas kui teenustes, et me tööstusega oleme lausa Euroopa Liidu keskmisest maas. Niimoodi, aga milles siis kuhu võiks siis takerduda või millest sõltub see, kas ettevõtted tehisintellekti rakendusi kasutavad või mitte, et siin esimene asi on võib-olla ettevõtte suurus, mis mängib rolli, et suuremad ettevõtted on selgelt selle graafiku põhjal näha, et nad on aktiivsemad ja et siin on asi selles võib-olla, et mastaabisääst, et suuremad ettevõtted saavad tehisintellekti rakendamisest enam kasu või need tehnoloogiad, nende elluviimine siis on keeruline ja selgelt seotud siis investeerimisvõimekusega, et see võib olla suurematele kättesaadavam. Aga meie väiksed ettevõtted kuni 50 töötajaga on Euroopa Liidu keskmisest ikkagi aktiivsemad ja see on tore, aga samas need üle 50 töötajaga ettevõtted on meil kahjuks Euroopa Liidu keskmisega võrreldes veidi passiivsemad. See on väga väike vahe, aga see siiski on ja pikim vahe näiteks liiderriikidega tuleb esile just selle keskmise suurusega ettevõtete segmendis. Me oleme siin ainult 54% piiril liidrite keskmisest näitajast ja selle taga võib olla olukord, kus nendes ettevõtetes protsessid on juba piisavalt keerukad, aga sellist ressursse ja juhtimisvõimekust võib siin ikkagi nappida ja sellele segmendile on meil suunatud ka ettepanekuid. Ja suuremate ehk siis üle 250 töötajaga ettevõtete puhul me oleme täpselt 2/3 peal liidrite tasemest ja siin on tõesti küsimus selles, et põhjust on otsa vaadata meie suurettevõtete ärimudelite nii-öelda keerukusele, andmemahukusele, nende ambitsioonikusele, aga kui nad kuuluvad rahvusvahelistesse korporatsioonidesse, siis neil võib ka olla see küsimus autonoomiast, et mida nad saavad üksi otsustada ja ise teha. Ehk et me saame statistika põhjal sellise üldise pildi, aga võib-olla mitte nii häid nagu põhjuslikke seoseid välja tuua. Aga kes siis on
millised on siis need tegevusalad ettevõtluses, kus kõige enam tehisintellekti juba kasutatakse täna, et meil on siin Eesti kohta andmed aastast 2025 esimesest poolaastast ja me näeme, et siin on traditsioonilised liidrid, kes on juba mitmeid aastaid seda tabelit nii-öelda juhtinud. Leiame siit finants- ja kindlustusettevõtted, info- ja sideettevõtted, kutseteadus- ja tehnikaalase tegevuse ettevõtted, kus on väga lai professionaalide ring alates advokaatidest kuni lõpetades disainerite või veterinaaridega, aga ka elektroonikatööstus ja haridus, kus siis mõnda tehisintellekti lahendust kasutab veidi alla poole ettevõtetest ja see on siis nagu 2 korda enam üle 2 korra enam kui ettevõtluses keskmiselt. Ja siis kuidas olukord on nüüd siis nagu areneb ja muutub, et positiivne on see, et selline mediaannäitaja, millest nagu pooled tegevusalad on madalamal ja teine pool on kõrgemal, on sellel aastal nüüd siis 2025. aastal keskmisele lähemale nihkunud ehk et taganttulijad on siis nendest traditsioonilistest liidritest palju kiiremini kasvanud ja eriti suure kasvupotentsiaaliga paistavad silma need tärniga tähistatud alad siin joonisel, haridus, meelelahutus, aga ka sellised tööstustegevusalad nagu masina- ja metallitööstus, transpordivahendite tootmine, elektroonikatööstus ja puidu- ja paberitööstus. Ja võib-olla, kui mõelda, et kuidas need AI-lahendused ettevõtetesse jõuavad, et siis rahvusvahelisest statistikat me jällegi näeme, et Eestis on Euroopa Liidu keskmisest enam selliseid olukordi, kus need lahendused on oma töötajate poolt loodud või ettevõtete vajadusele nii-öelda kohandatud oma töötajate poolt ja nad on avatud lähtekoodiga. Aga me oleme siis innovatsiooniliidritega samal levelil siin, aga maha jääme olukordades, kus on kommertstarkvaral põhinevate lahendustega tegemist või valmislahenduste kasutuselevõtus või siis nii-öelda tasuliste valmislahenduste kasutuselevõtus või sisseostetavate rätsepalahenduste rakendamise poolest ja see on ka olukord siis, kus võib tekkida nagu selline sisemine lõhestumine ettevõtete vahel nagu võimekuse põhjaselt ja ka selle olukorra nii-öelda oleme oma ettepanekutega üritanud veidi adresseerida. Nii, aga need erinevad viisid, kuidas siis generatiivne tehisintellekt realiseeruks, selle kasutamine. Ja, et tegelikult, kuna meie fookuses just oli see generatiivne tehisintellekt, et siis me nagu vaatasime ka, et kus seda siis kõige enam kasutada saab. Et kus meie ettevõtted juba kasutavad või ka teised ettevõtted, ütleme, Eestist väljaspool olevatest teistes riikides. Ja mis siit nagu silma paistab, et mis on need tüüpilised kasutusalad, siis seda tegelikult saab jagada põhimõtteliselt 2. Ühed on need tehnoloogiad, mis tegelikult tänaseks on juba päris kenasti kas siis välja arendatud, kindlasti nad arenevad edasi, aga nad on juba päris head ja päris töökindlad. Ja need on nagu selle joonise peal selliste kollaste kastikeste sees märgitud, et kõne tekstiks või siis jällegi tekst kõneks, eks ole, aga samas ka näiteks teksti põhjal piltide või fotode tegemine, et need töötavad juba päris kenasti. Aga samas siin on ka veel rida neid tehnoloogiaid, et mis ei ole võib-olla täna niivõrd hästi välja arendatud. Nendega toimetatakse, tehakse, aga võib-olla nende kvaliteet ja tase ei ole veel päris selline, et me väga rahule võiksime jääda. Et siit tõesti väga tahaks välja tuua just selle ühe, see, mis puudutab siis seda koodi kirjutamist, et need on need rohelisega, et sageli küsitakse ja hästi palju on ka selle üle nagu poleemikat tekkinud, et kas nüüd, kui AI tuleb, et kas AI võtab siis IT-spetsialistidelt töö käest ära, et kas ta asendab täiesti siis sellist programmeerimist või tarkvaraarendust, suisa tarkvaraarendust. Ja tegelikult, kui me nagu vaatame seda pilti, siis me tegelikult ju leiame praegu koodi genereerimise hoopis nendest arenevatest tehnoloogiatest, eks. Ehk et me ka siin selle pildi najal me saame julgelt väita, et päris nii ta veel ei ole, et ilmselgelt see on see koht, et kus meil inimest veel vaja on.
aga jällegi arenevad tehnoloogiad, kindlasti veel on ka muusika loomine, eks ole ju, võib-olla ka videote genereerimine, et noh, need on need kohad, kus sellel tehnoloogial on veel mõned sammud astuda ennem, kui me ise rahule saaksime taga jääda. Aga liigume siit edasi ja vaatame, et kus see ja milline see potentsiaal on, majanduslik potentsiaal generatiivsel. See on $1 miljoni küsimus, et kuhu siis tasuks panustada ja millised on meie võimalused. Ja no selleks me ikkagi saame õnneks kasutada nii-öelda eelkäijate teadmisi, ehk siis võtta arvesse, mida on juba varem välja uuritud Eesti kohta. Ja siin tuleb appi meile Implements Grupi poolt tehtud eelmisel aastal tehtud uuring ja tuleb kohe ära mainida, et seda rahastatud on see Google'i poolt, aga ta on täpselt sihitud siis nii-öelda Eesti nii-öelda tingimuste ja näitajate põhjal. Nad on järeldanud, et kui me suudame kasutusele võtta tehisintellekti lahendusi nii-öelda kiiresti, paindlikult ja hea ajastusega, siis meil on võimalik võita sellest umbes 8% sisemajanduse kogutoodangu kasv. Ja kui me selle kasutuselevõtuga hilineme, siis nii-öelda see prognoositud kasu võib siis väheneda kuni 2%-ni. Tegemist on siis nagu kasvuga hüppelise kasvuga siis ühel nagu sellel nii-öelda tippaastal. Ja 80% sellest tehnoloogia potentsiaalist, see on nüüd puhtalt generatiivne, eks ole, tehisintellekt, mitte see laiem pilt, mida me ennem nägime, et selle generatiivse tehisintellekti majanduslikust potentsiaalist 80%, 4/5 siis koondub siis teenuste sektorisse ja eeskätt siis sellistele teadmusmahukatele teenusealadele, teadmusmahukatesse äriteenustesse, aga ka natukene selles mõttes peab ikkagi arvestama ka nende tööjõumahukate teenustega, kuna nad on nagu mahu mõttes väga meie majandusest oluline osa. Ehk siis lähme edasi, et meie oma uuringut nii-öelda uurimisstrateegia kujundamisel ja uuringu disainimisel siis võtsime sellise lähenemise, et me kõigepealt kogusime teadmised, statistilised näitajad nii-öelda kokku ja siis tegime otsuse, et kuidas me ise strateegiliselt läheneme siis sellele kvalitatiivsele poolele ehk siis ekspertintervjuude läbiviimisele ja kogumisele, et kuna me ei saa seda teha laialt üle majanduse, me peame tegema valikuid, et mille alusel neid valikuid siis kõige nagu mõistlikum teha on ikkagi varasema teadmisega, et võtsime siis sellesama Implements Grupi uuringu vaate, kus me saime siis teada, et see potentsiaal on nagu selles teenuste sektoris peaasjalikult, siis meil oli lisaks nagu teadmine, et oluline on vaadata rollide vaates just seda nii juhtimistasandit, tarku tellijaid, aga samas lõppkasutajaid, kuna sealt nii-öelda rohujuure tasandilt kasvab välja ohtralt algatusi, millest siis juhid peavad targalt õigel hetkel saama nii-öelda kinni haarata, et need siis raisku ei läheks. Et see just nimelt see, et need oleks võimalik rakendada nii valmis lahendusi kui ka vajadusel kiiresti tellida siis ettevõttele vajalikke rätsepa või erilahendusi. Ja kolmas vaade siis, mida me ei ole veel tutvustanud, aga millest me räägime hiljem natukene nagu detailsemalt, on see, et McKinsey instituut on ka läbi viinud analüüsi, millest analüüsis ärifunktsioonide nii-öelda, et millistes ärifunktsioonidest peitub siis generatiivse tehisintellekti nii-öelda suurim potentsiaal ja nad siis leidsid, et see puudutab küll praktiliselt kõiki ärifunktsioone, aga 75% väärtusest loob see
generatiivne tehisintellekt müügis ja turunduses, klienditeeninduses ja teadus- ja arendustegevuseks ja lisaks ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja programmeerimise poolelt, aga see IKT-spetsialistide vaade on meil ja nende oskuste vaade on meil siis nagu väljas, nii et meie oma uurimisstrateegia keskendusime siis nendele aladele, mis on siin tugevama lillaga värvitud ja natukene ka nendele, mis on heledama lillaga. Nii. Ja et kui Anneli siin koos Google'iga kenasti prognoosis meile siis 8% SKT kasvu, et siis on küsimus, et mille taha jäi? Ja mida siis tegelikult meie intervjueeritud ja ka, ütleme, et ka rahvusvahelistest uuringutest on välja toonud, et mis on need peamised takistavad tegurid. Et esimene hästi oluline asi on ikkagi andmed ja andmete kvaliteet. Et kas tegelikult need andmed on kasutatavad või mitte. Siis järgmine, mida tahaks kindlasti esile tuua, on see, et inimeste nagu hirm või mure, et mis saab minu töökohast ja mis saab sellest töö sisust. Et see on ka sageli, mis takistab. Ja hästi oluline moment on veel, et on just, et kuidas tabada ära see õige ajastus, et millal hakata siis seda AI kasutama. AI kasutus või AI kasutusele võtmine ei ole sageli väga odav, et see nõuab eraldi investeeringuid, pluss lisaks tegelikult see hõlmab endas ka inimeste kaasatust, eks ole. Ja tõesti sageli võib juhtuda ka see, et me teeme sinna suured investeeringud, aga samas seal kõrval mõni tarkvarahiid tuleb suhteliselt kiiresti turule täpselt selle sama tootega, mis on tarbija jaoks kordades odavam kui see, mida meie tahame pakkuda. Ehk et ongi see õige ajastus on siin hästi-hästi oluline moment. Aga lisaks nendele tahaks rõhutada oskused. Nii nende lõppkasutajate oskused ja nende oskuse nappus, aga samuti ka sinna juurde veel oskus tegelikult tellida endale neid õigeid lahendusi ja ka juhtida kogu seda protsessi. Ehk et siis tekibki see nüüd küsimus, et kuidas nüüd sellega edasi minna ja mis on siis need nii-öelda need kuldaväärsed oskused, mis siis tagaksid meile selle AI oskusliku kasutamise. Aga see on nüüd hea koht, kus me saame edasi minna ja tegelikult paluda abi teilt. Et head kuulajad, olge head, aidake meid sellega ja mõelge hetkeks ja kirjutage chatti palun, et milline teadmine või oskus on teie arvates selline, mis aitaks kõige rohkem siis AI tulemuslikult kasutada. Kas või 1, 2, kõik see, mis esimesena pähe tuleb, kirjutage chatti ja Tiia, me palume sinu abi, et ole siis hea ja vaata, mis sinna chatti ilmub. Keeleoskus, küsimuste küsimine, kriitiline analüüs, mõtlemisoskus, kriitiline mõtlemine, info- ja andmekirjaoskus, kriitiline mõtlemine, AI automatiseerimise oskus, täpsustamine ja üleküsimine. Tuleb teada AI töötamise põhimõtteid, et kust ta vastamiseks andmeid saab, katsetamise julgus. Keelekasutus, eelnevad teadmised. Väga palju oskusi tuli. Kuidas kommenteerite? No ma ei tea, kas jätkame või lõpetame. Et te olete nii kenasti need olulised oskused välja toonud, et võib-olla me siis tõesti siin näitame mõned pilved ka juurde, et kuidas meie ja kuidas tegelikult meie intervjueeritud eksperdid, et mida nemad pidasid kõige olulisemateks oskusteks. Et on, ütleme, 3 sellist pilve, mida me nüüd siis järjestikku vaatame natuke. Ühed on lõppkasutajad, lõppkasutaja vaade nagu rollipõhine vaade, siis üks on siis selline targa tellija vaade ja 3. on juhi vaade. Aga et lõppkasutajate pool, et siin on küll välja toodud 6 sellist olulisemat, kas siis teadmist või oskust, et mis on nagu aluseks või toeks, et ma julgeksin ja oskaksin AI kasutada. Et mida nendest välja tuua, et siin on näha ka, et mis meil natuke suuremas kirjas, et need ilmselt on need, millele nagu rohkem tähelepanu pöörati. Et esimene siin on see samane promptimise oskus, et sellel on küll ka eestikeelne nimetus, aga me eelistasime siin seekord kasutada promptimine, kuna see ilmselt on rohkem läinud kõnekeelde. Ja võib-olla selle promptimise puhul mulle hästi meeldis, et keegi, kes chatis kirjutas, et küsimuste küsimine, et see on väga-väga oluline, et tegelikult see tulemus ju alati sõltub sellest, et kuidas sa küsid.
et kas sa oskad nagu konteksti sinna juurde lisada või mitte, et noh, tegelikult ju mis öeldakse, et kõige parema prompti koostaja täna on AI ise, et lase AI-l kirjutada prompt, millele ta peab ise vastama. Et ilmselgelt see on hästi-hästi oluline siin. No järgmine, mida tahaks väga rõhutada veel, on see, et mida nagu öeldakse hästi sageli, et AI paneb pada. Et võt kust nagu aru saada, et millal ta hallutsineerib või millal ta mitte seda ei tee. Ehk et hästi kiire järeldus selle põhjal, et ma ei saanud kohe õiget vastust, et AI on rumal, et ilmselt ei ole mõistlik teha. Aga ikkagi see, et sealt saada seda õiget tulemust, sellepärast, et AI võib anda sulle 3 korda, kui sa esitad sama küsimust, ta võib anda sulle iga kord erineva vastuse. Aga see ongi nii, et see kõik sõltub sinust endast, sa pead ise tajuma seda konteksti ja sa tegelikult ise pead tundma materjali. Et ta saab sinu eest ära teha, ütleme sellist nagu lihtsamat ja rutiinsemat tööd, aga asjade tõlgendamine, see jääb igal juhul inimesele. Et võib-olla nagu tahakski kasutada seda lauset siin, et kuidas ta, et oli vist, et usalda, aga kontrolli, jah, aga ma tahaks öelda kasuta, aga kontrolli. Et kindlasti seda nagu teha ei tohiks, et kõik üks-ühele vaja võtta, üle võtta, aga üks oluline märksõna veel kindlasti turvalisus ja ka selline turvaline andmekasutus. Et seda me teame, et mis infot me ei tohi nagu organisatsioonist välja viia ja kuidas me nagu seda infot peame ise kaitsma. Aga sageli inimesed ei tea, et mis on see, mida ma tohin nagu AI-le anda teada. Ja mis selle tulemusena võib juhtuda, et mis on tegelikult ka ettevõtte mõttes on nagu selline, minu jaoks nagu konfidentsiaalne informatsioon, et äkki ma paljastan mingi küsimusega hoopistükkis oma konkurentsieelise. Et võib-olla see oli ka üks huvitav seik, vaata Anneli, kui me alustasime, et me just mõtlesime ka, et me teeme sellised tüüpilised eksperdikogud, nii nagu tavapäraselt on olnud, aga siis üsna kiiresti me saime intervjuudest aru, et kui me tahame, et ka intervjueeritavad meile räägivad ja annavad seda informatsiooni nii adekvaatselt või objektiivselt kui vähegi võimalik, siis me tegelikult ei tohi öelda otseselt, keda me intervjueerisime, sest sellega me tegelikult ju paljastame mõnes mõttes ka nende võimalikud konkurentsieelised. Nii et meie uuringust, kui te vaatate, siis te tavapärast intervjueeritavate nimekirja ei leia. Aga jah, muidugi kõik need muud ka, eks ole, et need õppimisvõime ja kogu see paindlikkus, et need kindlasti on ka hästi olulised võtmesõnad, aga mida nagu võib-olla siin nagu rõhutada tahaks, on see, et kui vaadata neid oskusi, mis siin kirjas on, et nagu hästi tahaks otsida siit nagu sellist digipädevust või tõsta nagu AI oskused sinna digioskuste punti, siis kui tegelikult seda vaatate, küsimuste küsimine, kriitiline hindamine, eks ole ju, tegelikult turvalisus, andmed on ju kõik võimalikud erinevad andmed. Nii et ja kui nii nagu mõelda, siis tegelikult need on ju hästi tüüpilised sellised üldoskused, ma ütleksin, mis võib-olla nagu AI võtmes tulevad eriti jõuliselt esile. Aga läheme siit edasi, see oli siis need esimene rühm, teine rühm on meil need targad tellijad. Et ka uue lahenduse juurutamisel on igal juhul selline targa tellija roll hästi oluline. Need on nagu need inimesed, kes siis suunavad seda AI lahenduse tellimist ettevõttesse. Et tark tellija ei pea olema nagu eraldi positsioon, see võib olla lihtsalt valdkonna juht või mingi toote või teenuse juht või osakonna juht, et tegelikkuses kes nagu sellest teenusest või tootest teab kõige paremini, tema saab tegelikult olla ka seal ju otsapidi see tark tellija. Aga see roll igal juhul täita tuleb. Ja võib-olla selle targa tellija puhul, et mida siit nagu välja tahaks tuua, on see probleemi tuvastamine. Et see oli küll üks, millega me päris mitme intervjuu puhul kokku põrkasime, oli see, et alustati kas siis mõne AI lahenduse loomisega koos partneriga, aga tegelikult see probleem, mis ettevõttel tegelikult oli, mis oli tema jaoks tegelik nagu see valukoht, et seda lahendama ei mindi lahendama hoopis midagi muud, mille mõju tegelikult selle ettevõtte äritegevusele ei olnud üldse nii oluline. Ehk et nagu aru saada ikkagi, et AI tuleb mulle appi, aga ta peab tulema mulle appi seal, kus mul on tema abi vaja. Mitte siis, kui mulle tundub, et on AI, hakkame seda nüüd kasutama.
et see õige probleemi püstitus on ääretult oluline. Ja noh, kuna need lahendused ei ole odavad, siis alati tuleb mõelda selle peale ka, et mida tegelikult selle lahenduse tellimine, lahenduse rakendamine, eks ole, juurutamine ettevõtte sees, et mida see kõik maksab, et mis on tema mõju ja tegelikult, mis on selle asja tulemus. Ehk et AI puhul hästi palju on läinud käibele see termin üleinseneerimine. Ehk et kuidas see oli see kirvega kurepuud püüdmine või tõesti see, et tegelikult võib-olla teinekord piisab sul lihtsalt mingisugusest pisikesest, ütleme, et lihtsamast sorti automatiseerimisest või millestki muust, et kohe ei pea mingeid suuri süsteeme tegema, ruttama, et ikkagi mõelda, et mis on ikkagi see tegelik asi ja mis on selle investeeringu tasuvus, et selle peale kindlasti mõelda. Ja andmete kättesaadavus, andmete kvaliteet, et need on kõik ääretult olulised märksõnad, et kui mul ei ole häid andmeid, kui mu andmed ei ole korrastatud, siis hakata kohe kiiresti seal AI-d juurutama või midagi tegema, siis tegelikult ei anna meile seda lisandväärtust. Aga no tõesti neid momente ja neid oskusi, et mida ka seal targal tellijal on tarvis, kas siis koostööks teise ettevõttega, ütleme, et mõne IT-ettevõttega või ka siis teadusasutusega, et neid sisuliselt on ikkagi palju. Aga ühe rolli tooks veel välja on juhid. No juhi all ma ei mõtle mitte ainuüksi jällegi ettevõtte nii-öelda suurt juhti, vaid ikkagi tegelikult see juhtimistasand tervikuna. Et ka siin ikkagi mõelda, et mida ma teha tahan. Miks mul seda AI kasutama, ma plaanin hakkama. Et kas ma tahan tegelikult tulusid suurendada või ma tahan hoopis tükis kulusid optimeerida. Et kas ma, et ongi, et eesmärk on siduda minu äriprotsessidega või tegelikult hoopis selle AI abil töötada välja täiesti uus ärimudel. Et ma pean seda hoolega mõtlema ja kui ma tahan teda ikkagi oma protsessidesse sisse integreerida, siis ma pean seda ka tegelikult tegema. Ehk et ma pean tegelikult muutma ka neid protseduure, ehk tegevuskäitumist, et muidu selle asjal ei ole mingit mõtet. Sest et mida ka mõned intervjueeritavad välja tõidud, et kui AI-d võetakse kasutusele, aga kui selle tulemusena on see, et inimene küll, temal vabaneb natukene rohkem tööaega selleks, et ta saab rahulikult minna kohvi jooma, aga tegelikult ettevõtte vaates mitte midagi ei muutu, ehk tööprotsessides muudatusi ei tehta, siis tegelikkuses kaob ka see väärtus sealt tagant ära. Nii et need on võib-olla mõned rollipõhised oskused, mis siin välja on toodud. Aga vaatame edasi, lisaks rollile. Ja ma ennist lubasin teile sellist kommi veel siin lõpus nende McKinsey instituudi uuringu tulemuste täpsema selgitamise näol, et kus siis see väärtus nii-öelda ärifunktsioonide vaates on ja selles mõttes on tore, et need ärifunktsioonid on ju läbivad kõikidel tegevusaladel ettevõtluses nii-öelda esindatud, et me näeme siis seda, et jah, tõesti, et generatiivne AI puudutab enamike ärifunktsioone, alates personalijuhtimisest, juriidikast, raamatupidamisest kuni tootmise, varude ja tarneahela juhtimiseni välja, aga siiski see McKinsey leiab, et 3/4 sellest kogu väärtusest koondub siis 4 ärifunktsiooni ümber, milleks on, nagu näete siit, klienditeenindus, turundus ja müük, teadus- ja arendustegevus ja tarkvarainseneeria. Ma ennist koperdasin sellega siin, aga see on jah tarkvarainseneeria ja see tuleb siis sellest, et AI lahendused võimaldavad muuta tööprotsessi tõhusamaks ja parandada seda tulemuse kvaliteeti tänu uut tüüpi tööriistadele, mis avavad neid tootlikkuse kasvu nišše kohtades, kus varasemad AI lahendused on olnud, varasemate AI lahendustega ei ole see võimalik olnud. Ja võttes siis näited, et klienditeenindusest võib-olla võiks mõelda kõnekeskuste funktsiooni peale või turunduses ja müügis nii business to business müük, aga ka miks mitte ka need turunduse müügistrateegiad, hinnakujunduse analüüs ja teadus-arendustegevus ilmselt pakub väga suurt laia ampluaad erinevaid tegevusi, kus saaks seda edukalt rakendada
ideede väljatöötamisest, simulatsioonidest, prototüüpimisest, katsetamisest, arendusprotsessi erinevates etappides, aga siin ka see üleinseneeri oht on kohe käepärast ka, et meenub üks tore näide intervjuudest, kus öeldi, et jah, andmed, andmevara, aga kõik, mis on olemas, eks ole, peaks olema korras selleks, et see anda AI-le kasutamiseks ja see on tohutu töö. Aga et mõnikord piisab ka lihtsalt andmeanalüüsist, näiteks sellisest tuntud meetodist, mille nimi on logistiline regressioon, et ei pea kohe tormama inseneerima endale neid AI lahendusi ja andmeid analüüsima, et tegelikult peaks nagu olema kindel, et sa kasutad ära selle potentsiaali, mis on nendes nii-öelda traditsioonilisemates ja seega odavamates lahendustes peidus. Aga siit me võime edasi minna nende erinevate funktsioonide juurde ja vaadata neid lähemalt. Väga lähedalt ei saa vaadata. Ja see tundub, et on hästi lühikene aeg ikkagi. Aga jah, et klienditeenindus ja et ongi, et klienditeeninduses on võimalik kasutada AI-d päris erinevatel eesmärkidel, et tõesti see, et nagu Anneli mainis, et need erinevad kas siis juturobotid või kõnerobotid, et mis aitavad seda ooteaega lühendada, et klient ei pea nii kaua seal telefonituru otsas ootama, et osad probleemid on kindlasti võimalik ka nii-öelda masina abil ära lahendada ja seda enam, et see vist oli McKinsey, kes hindles ka seda tootlikkuse kasvu 30–45% just nimelt seal klienditeeninduse võtmes. Ja et mis siin on nagu võib-olla sellised märksõnad ka, mida tahaks välja tuua, et ongi see oskus siduda siis selline AI kasutuse kliendistrateegia ja äri eesmärkidega. Et millistes sellistes nagu teenindusetappides ikkagi kasutada AI ja millal mitte kasutada. Ja millal teinekord oleks mõistlik hoopistükkis see teenindus üle anda kiiresti AI-lt inimesele ja et vaadata ja mitte tekitada ka inimeses seda tõrget, et kui sa nagu tajud, et inimene seal teisel pool juba ärritub, siis ilmselt on mõistlik kiiresti tuua see inimene sinna tagasi. Aga minu meelest üks huvitav seik oli selle klienditeenindusest, mida me just kuulsime, oli see, et sageli see probleem ei ole isegi see, et ma tahaksin ainult sellepärast neid juturoboteid kasutada, et seda ooteaega lühendada, vaid teinekord on olnud probleem ka selles, et neid inimesi tegelikult täna turult leida eriti palju ei ole, kes oleksid valmis ja sobiksid seda tööd tegema. Ehk et siin võivad olla ka need nüansid hoopis erinevad ja see nii-öelda see kasuefekt, et mida ma taga ajan, võib olla ka hoopis kuskil mujal. Põgusalt veel turundus ja müük. Samamoodi siingi on näha, et seda tootlikkuse kasvu nähakse suhteliselt suurena, et see 15% on väga märkimisväärne tõesti jah, et siin on tõesti see, et kus ta turunduses saikab, nii nagu kirjas on ka see samane sisuloome või just nimelt see personaliseeritud kommunikatsioon. Et kuidas ma koostan neid ka siis pakkumisi või, aga siin ka alati tuleb mõelda ka selle personaalsete pakkumiste tegemisel tuleb mõelda ka selle peale, et Eesti turg on suhteliselt väikene. Et kui ma nagu lähen hästi detaili, siis võib juhtuda taas jällegi, et päris ei sobi see sõna siia, aga taas tahaks kasutada seda samast üleinseneerimine, et on see siin mõistlik, et teatud sellised turundustegevused või ka müügitegevused, mis on suunatud väga väikesele turule, tuleb hoolega mõelda, et kas see tegelikult selle lahenduse loomine, rakendamine, juurdemineks, et kas see tegelikult ikkagi ka tasub ära. Aga mis on võib-olla siin selle turundus ja müügi puhul tahaks rõhutada? Siin on hästi palju andmeid. Ja tegelikult ju paljudel ettevõtetel on endal sellised nagu kliendihaldustarkvarad ka, kas siis müüki toetavad kliendihaldustarkvarad. Ehk et siin on tegelikult see nüanss, et kuidas nüüd need kaks asja omavahel siduda. Et kuidas panna koostöös tööle see AI ja siis see CRM lahendus. Et see on jällegi siin üks võib-olla selline väikene nagu märksõna juurde. Teadus- ja arendustegevus. Et siin nagu kõige rohkem nähti just nimelt seda efekti või seda mõju just tänu nendele kulude vähendamisele, aga võib-olla
sellise paindlikkusele ja ka mitte ainult innovatsiooni, eks ole, et ta võib olla ka lihtsalt arendustegevus, aga et arendustegevuse kiirendamisele. Et protsessid saavad käia oluliselt kiiremini läbi, et mingid asjad, mis võib-olla mingi aeg tagasi võtsid väga palju aega, siis tänu tegelikult masinale on täna oluliselt nagu on võimekamad ja teevad neid samu tegevusi märksa kiiremini ehk et eks siin on ka neid selliseid, lisaks sellele kiirendamisele ka tahaks välja tuua, et ta aitab tegelikult ka siis selle arendustegevuses võib-olla ka neid, kas uuele tootele või teenusele rohkem neid funktsionaalsusi lisada või seda kvaliteeti parandada. Ja tegelikult oluline märksõna kindlasti on vältida vigu. Et siin masin on päris hea. Tarkvarainseneeria, siin me tegelikult väga sõna võtta ei tohi, sellepärast et me seda väga ei uurinud, aga eks ta ikka siit-sealt tuleb natukene meile ka sisse ja tuli ka erinevatest intervjuudest veidikene sisse. Ja mida siin kõige rohkem võib-olla rõhutati, oli just see, et kui me räägime ka näiteks tarkvara arendusest, siis kus ta väga hea on? Dokumenteerimine. See on tegelikult see, mida sageli kõige rohkem murekohana välja tuuakse, et tarkvara on, aga mismoodi ta on tehtud, millest ta koosneb, mis seal kõik on, et seda kuskil kirjas ei ole. Ehk et tegelikult seal ta on hea, testimine kindlasti on väga hea. Ja ütleme niimoodi, et ma ei tahaks öelda praegu, et asendamine siis koodi kirjutamisel, vaid aga ütleme, et abivahend programmeerimisel, et selle tooksid võib-olla veel välja. Nii, aga nüüd hästi sujuvalt oleme me jõudnud sinnamaani, et vaatame, et kuidas, et millised ettepanekud siis meie sellelt uuringult ka sündisid. Et mõnes mõttes oli hea ju ettepanekuid teha, et meil oli ju konkreetne tellija. Ja alguses tundus, et kõik ettepanekud peaks olema nagu suunatud Justiits- ja Digiministeeriumile, aga kui me pärast tegelikult koos ekspertidega ja tegelikult ka koos tänaste vastutajatega ehk partneritega koos neid arutasime, siis saime aru, et see pilt on märksa laiem. Ja esimene ettepanek oligi see, et meil on tarvis seda kasutajaskonda, kasutajate arvu oluliselt tõsta ja meie soovitus oli teha üks selline veebipõhine õppematerjal, mis oleks kõigile kasutamiseks, paikneks ühes konkreetses kohas, kus kõik oskavad teda otsida, et mitte nad ei pea minema džunglisse seda otsima, et kust ma leian endale sobiva lahenduse. Ta võiks olla selline hea interaktiivne veebiõppematerjal, kus ma tegelikult alustan sellest, et püstitan küsimuse, ehk sõnastan probleemi, siis seejärel valin siis endale sobiva tööriista selle lahendamiseks ja tegelikult siis hindan ka, et kas see tulemus, mis ta pakkus, on asjakohane või mitte. Ehk et ta tegelikult aitab, kus oleks võib-olla prompti raamat erinevatest nendest promptidest, et mul oleks nagu lihtsam sinna sisse minna. Ta võiks olla ka selline, mis sobib ka sellisele baas IT-oskustega siis inimesele, kasutajale. Ja eks seda kallutatust tuleks siin kindlasti vältida ja ka seda funktsioonipõhisust, kui vähegi võimalik, siis ka seda funktsioonipõhisust siia materjali sisse kirjutada. Aga vaatame edasi, et mis siin järgmine on meil. Ja järgmine on selline natukene võib-olla keerukam vaade, kus on mitu kihti, eks ole, et siin on oluline toetada ettevõtteid nagu ta oleks nagu ametlik rada kõigile näha ja teada, et kui ma siia peale astun, et siis ma tõenäoliselt jõuan ka tulemuseni, ehk siis selline institutsionaalselt toetatud teekond, nagu me sellele siis nagu nimetuse panime ja sellised rajad võiks siis sisse lükata sinna džunglisse just nagu nendel prioriteetsetel ettevõtlusaladel ehk siis nendel aladel, kus tuleks suurema tõenäosusega seda tagasi ka, et palju räägitakse sellest, et AI kasutamine ettevõtete jaoks võib olla ka selline turundusstrateegia, aga et siin just kasvaks tõepoolest ka see tootlikkus ja lisandväärtus, see majanduslik mõõde siin taga ja et siis nagu vältida sellist
pimesi katsetamist, et nagu täpsemalt sihtida neid ettevõtete nii-öelda oma algatusi ja selleks on vaja siis selliseid nõustajaid, kes ühelt poolt nagu mõistavad seda valdkonda, saavad aru nendest võimalikest probleemidest, mille ettevõte siis nagu lauale toob ja kellel oleks võimekus hinnata, et kas siis me tegeleme nüüd siis nagu asjaga, mis tegelikult tooks siis nagu 80% nii-öelda tulust nii-öelda tagasi, mitte mingisuguse huvitava, aga nagu väheolulise teemaga, eks ole. Ja et leida üles need kohad, kus siis ettevõtted ise jäävad natukene nagu võib-olla toppama ja samas peaks nendel nõustajatel olema ka tugevad teadmised põhjalikud nendest tööriistakomplektidest, mida üldse oleks võimalik kasutada, et me peaksime toetama, üle vaatama selle, kuidas me ettevõtteid toetame ja et oleks võimalik kaasata niisugust laia ringi eksperte alates teadusasutustest kuni ka siis teiste ettevõteteni, kus võib-olla see kompetents on juba esindatud, et see oleks paindlik see toetamiste võimalus ja pakume välja ka oma uuringus siis rida kriteeriume, mida võiks siis selleks arvesse võtta. Ja siis olid meil veel, et kuidas siis neid ettevõtteid ka, need ettevõtete taset ehk võimekust tõsta. Siin me tegelikult kasutame, kuidas see on, me ei teinud päris piraati, aga me tegelikult kopeerisime oma ühest uuringust tehtud ettepanekut. See, mis puudutas juhtide innovatsioonivõimekuse tõstmist. Ehk et jätkuvalt on see probleem meil, et meie ettevõtete juhtide oskused, teadmised ja oskused, just nimelt selliseid innovaatilisi arendusprotsesse juhtida ei pruugi olla piisavad. Ja eks see on läbipõld see samane koht ka, et meil oleks tarvis ka siis selliseid täiendusõppe võimalusi, kas mikrokraadi programmide näol, eks ole, ja tegelikult oleks vaja või on vaja ka toetada just, et seda juhtide siis AI-põhise innovatsiooni juhtimiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu. Aga siia samasse läks meil veel üks ettepanek ja kui me just rääkisime ka, et mida nagu tegelikult meie eksperdid ütlesid, et koolitusi on vaja, aga me ei taha neid koolitusi, mis on nagu kõigile, et kui üks asi sobib kõigile, siis nad ei oska sellega nagu midagi peale hakata. Et nad ootavad just, et need koolitused oleksid sellised funktsioonipõhised. Et kuidas ma näiteks klienditeeninduses, kuidas ma raamatupidamises kasutan seda, et ma saaks nagu aru, kuidas mina oma töös sellest ka kasu saaksin. Et see oli nagu see soovitus meil ka, et oleks vaja meil selliseid õppemooduleid või pisikesi ka jupikesi teha. Ja viimane ettepanek, mis meil siin kirjas on, lihtsalt infoks, et see pilt, mis siin vasakul pool, see on nüüd üks AI kasutusala, ehk et see pealkiri, mis siin on eesmärgina, sai AI-le ette antud, tee meile pilt. Ja 2 korda parandasime, et värviga ei olnud me rahul ja tahtsime lillat värvi sinise asemel, aga iseenesest tundub, et päris okei pilt on, et ilmselt sai sisust aru. Aga see ettepanek puudutab küll, et mida hästi palju jällegi need eksperdid ütlesid, et kõige parem on AI lahendust juurutada siis, et kui ettevõttes on ka see valmisolek töötajate poole pealt olemas, ehk et isegi üks ekspert ütles, et kui nemad lähevad AI nii-öelda nagu AI lahendust ettevõttesse pakkuma või siis nendega koos välja töötama, et siis nende soovitus on isegi see, et loome kõigepealt sinna ettevõttesse sellise väikese nagu võrgustiku seal sees, või siis kogukonna, ütleme nagu TI kogukonna, ehk et need inimesed seal sees toetaksid teineteist ja selle baasilt oleks võimalik ka seda tulemust ka nagu organisatsiooni sees mõjukamaks muuta. Ehk et üks on tõesti need saadikud, kes eest veavad, kogukond, kes seda tervikuna toetub ja tegelikult oleks tarvis ka suuremat võrgustik, et nagu erinevate ettevõtete baasil, et hästi hea näitena tahaks siia tuua selle andmetarkuse võrgustiku, kus on ka koondunud erinevatest organisatsioonidest andmetargad kokku ja tegelikult nad koos jagavad seda kogemust ja pakuvad välja ka neid paremaid praktikaid.
Aga võib-olla siin nüüd hakkame juba koomale tõmbama, et lihtsalt üks tore tagasiside ka, et kui meil tavaks on, et kui me uuringu valmis saame, siis me palume seda ka retsenseerida. Ja siin on üks kommentaar, ma usun, et inimene ei pahanda, kui me tema nimega välja siin ütleme, et tegemist on selle aastaga ühe ettevõtlusauhinna saajaga ehk Paktum AI esindajaga ja tema siis luges selle läbi ja kommenteeriski, et on hästi mahukas, aga et tagasiside andmisel kasutas siis seda suurt keelemudelit. Ja kui meie küsimus oli ka, et kui ta nagu tundus, et kas see, mida ta pakkus, oli nagu õige, siis ta just ütleb ka, et enam-vähem oli küll okei, et lausa 80–90%, jah. Aga et nipet-näpet. Aga tore oli see, et tavapäraselt me ikkagi tasume retsensentidele töö eest, aga tema arvamus oli see, et kuna tegelikult LLM tegi selle töö ära, siis tal ei ole õigust selle eest tasu ka küsida. Aga selline väikene moment veel siia ette, aga nüüd tegelikult lõpetuseks Annelile, kas pääseme siis sealt džunglist välja või kuidas meie kuukivi, kuidas kuukivil on läinud? Kas keegi mäletab, kuidas Lotte Kuukivi film lõppes? Ei mäleta, jah. Et siis väike meenutus, et siin on olukord siis, kus Stihia saadi kontrolli alla ja kuukivi mõjul siis hakkasid taimed tohutu kiirusega kasvama, aga kui neid siis nagu nii-öelda sihipäraselt kasvatada õigetes laboritingimustes, et siis said kuujänesed, tulnukad koju tagasi nende kivide ja taimede nii-öelda koosmõjus. Õudselt teaduslik, eks ole. Et me ka loodame, et kõik need hoiakud ja väärtused, mis siis Lotte filmid nii-öelda esile toovad, kõik selle hea meis, et siis me võiksime neid nimetada ka üldoskusteks, et me kõik siis suudaksime seda avatust, positiivsust, katsetamisjulgust, just seda koostöö, meeskonna vaimu võtta siis nii-öelda ja viia siis sellesse maailma, kus me peame selle halva nähtavusega AI džunglis toimetama ja kui mõelda, et nii vahva, et aastal 2011 on see film tehtud, et ta siis ikkagi mõned tüvitekstid siis ikkagi on ajaproovile juba hästi vastu pannud ja siinkohal suur ja siiras tänu Joonisfilmile, kes andis väga lahke loa oma materjale nii-öelda koolituse eesmärgiks ka kasutada, Ja, aga tegelikult me nüüd selle hästi kiire ringkäigu tegime siin ära, et juba tuleb kogu aeg mõttes, et seda oleks tahtnud ka veel rääkida, seda oleks tahtnud veel rääkida. Aga loodame, et äkki uuringust leiate ka vastused nendele küsimustele. Aga ma ei tea, ega vist meil küsimusteks aega polegi, kuigi me lubasime hästi tublid olla. Ja aitäh teile, Urve ja Anneli, aga chati on tulnud mõned kommentaarid. Kõigepealt Karin on jaganud seda head teadmist, et Töötukassal on terve rida koolitusi AI oskuste kasvatamiseks, et jagas ta ka chatis otse linki, nii et head kuulajad, kasutage seda. Ja Aivar, kas sa tahad Tartu Ülikooli poolt ise kommenteerida? Või loen ette? Natukene vaikne on, pane palun häält juurde. See on viimasel ajal bakataseme õppe tööoskuste kasvatamisel ja analüüsimisel ja üldse õppekavade arendamisel olnud jutuks, et me peame müüki õpetama ja mina müüki õpetama. Ja tehisintellekt võimaldab müüki kasvatada, see on meil ka selge, aga ma insenerina juhin ühte tähelepanu, et tegelikult Eesti on paljudes asjades nagu ka tootlikus käsitlusel mõnikord public või avalikus stsenaariumis väga ühekülgne ja mina ütlen, et ka tehniline tootlikkus füüsilistes ühikutes, tootmisettevõtetes väärib arengut ja areng seal tuleb läbi selle, et masinlugemine ja tehisintellekti õigete andmete ja ülesannete andmine võimaldab ka protsesse edukamaks teha, tootmisprotsesse, tehnilisi protsesse ja tootlikkus tuleb siis ka selle kaudu, nii et seda teemat tuleks rääkida natuke laiemalt kui müügi kaudu, et müük tootlikkusel on ainult sihuke väga populaarne lahendus, aga ka tehnilist tootlikkust tuleb arendada.
väga päri oleme sellega. ja lihtsalt need erinevad ai ilmingud või erinevad ai tehnoloogiad, et meil oli see generatiivne rohkem fookuses, et ja loomulikult. Suur aitäh, Anneli, Urve, suur aitäh kuulajad, kui te lubate 3 minutit lõpetuseks, et seda uuringut, millest Urve ja Anneli ainult kildusid teie ette tõid, saate te lähemalt uurida, nagu ikka OSKA leheküljel, siin esitluse lõpus on otselink sellele ja samamoodi on tänased esitlused järelvaadatavad ja ka see salvestus järelvaadatav OSKA leheküljel. Aga veel, et sealt samast leiate ka värskelt valminud OSKA tulevikutrendide kogumiku, mis on siis aastani 2035 vaatamas meie võimalusi ja riske selles keeruliselt muutuvas maailmas, sealhulgas ka nende samade tehisaru lahenduste erinevaid tahke analüüsimas. Ja sellega seoses on õige pea jõudmas meie veebi ka eelmisel nädalal toimunud OSKA konverentsi materjalid, mida ma kõiki teid kutsun vaatama. OSKA ehitusmaterjalitööstuse uuring on üleval, plastikummitööstuse uuring, aga ka Kutsekoja sündmuste kalender, et oleksite kursis ja saaksite osa, mida meil teile pakkuda on. Ja veel võib-olla kõige lõpetuseks silm üle nendest teemadest ja valdkondadest, mis OSKA tiimidel uurimisel ja käsil on. Neid kõiki ma ette ei loe, aga olge head, heitke pilt peale. Tänaseks on tund täis. Veel kord suur tänu OSKA tiimile toreda uuringu eest. Ja nagu te näete, siis džungel on korrastunud. Tont teab, kas selle AI tööriistade tulemusel või kuukivi abil. Igal juhul on džungel korras. Ja suur tänu kõigile, järgmiste kohtumisteni.